Eestist väljas käimata või suurelt mõtlemata raske mõelda nii-öelda maailmast, et Eesti ettevõtjate häda on selles, et paljud neist mõtlevad, et minu turg on Eesti ja veel vanast harjumusest lisatakse Läti, Leedu juurde, et see on see, mis raskeks teeb. Ma olen raudkindlalt seda meelt, et inimesed peaksid kasutama just digitaalseid kanaleid laienemiseks. Oleme 2 aastat ise pünnitanud minna niisugustesse jaekanalitesse. See on olnud nagu üks kõige raskemaid asju üldse. Ja väga mitmes kohas me tõmbame tagasi ennast täna ja teeme oma plaani ümber. Et eriti kui vaadata selliseid suuri turge, siis nad online-kaubandus kasvab nii jõudsalt, ja isegi kõige väiksemas nišis, mis siin Eestis tundub, et ei tasu üldse tegemist, siis USAs, Venemaal, Hiinas, Jaapanis, kus online-kaubandus on ikkagi väga-väga hästi arenenud, on miljoneid inimesi, kes võib seda sinu väikest niši, mida siin ei tasu teha, seal valmis sellest palju maksma. Arengufond tegi paar aastat tagasi sellise uuringuraporti püramiidi põhjaturgudest ja tegelikult need on väga atraktiivsed turud, aga nendel toimimine on sutsu teistmoodi. Väga paljud nii-öelda juhtivad mängijad ükskõik millistel turgudel, nad lihtsalt ei viitsi tegeleda selle püramiidi põhjaga, sest sealt raha korjamine on oluliselt, sama töömahuga saad oluliselt vähem raha kokku. Tinglikult öeldes. Nad on liiga väikesed portsud nii-öelda tulevad sisse. Ja sellepärast nad väga sinna ei torma. Nad pigem üritavad riisuda koort ülevalt poolt, kaasa arvatud ka arengumaade turgudelt riisuda seda tipukoort, eks ole, ja all on ruumi küll. Aga seal eelkõige toimivad ju kohalikud ettevõtjad. Ehk siis sinna minna variandiga, et sina lähed kellegi asemel, on peaaegu ilmvõimatu. Seal on veel ka need kultuurilised, organisatsioonilised probleemid, miks ei saa, eks ole. Aga küll aga on võimalik seda teha, kui minna koos kohalikega, leida nii-öelda head kohalikud partnerid ja sellel turul toimetamine on täiesti arvestatav teema. Eestlastel kuidagi on ka nagu selle skandinaavialiku ja euroopaliku mõju tõttu ja võib-olla meie geograafilise asendi tõttu on selline eelarvamus, et need turud ei ole nii huvitavad, punkt 1 ja punkt 2, eestlastel on eelarvamused, et peab minema kuhugi sellise lõppturule, eks ole, sellisele hästi maksujõulisele lõppturule. Aga võib-olla päris nii ei ole. Alati on oluline leida keegi, kes tunneb kohalikke olusid. On see siis, see võib ollagi klient, kellega tekib usalduslik suhe. Et võib ka minna täiesti ilma selleta, aga see on kindlasti riskantsem ja et partneri olemasolu kindlasti tagab nagu võimaluse ära hoida erinevaid probleeme, aga see partner, kas see partner on seotud kuidagi ka ettevõttes läbi osaluse või mitte, see on nagu teine küsimus, et milles see partneri huvi siis sellisel juhul on, et kas ta saab ise oma ettevõttele mingit kasu, et sa näiteks hakkad talle lähemalt varustama või ta lihtsalt saab sellest mingit tasu, et ta aitab. Et see on et neid variante on alati niivõrd palju ja igal turul võib see olla niivõrd erinev, et mis me ise hindame on see, et ettevõte peab alati säilitama paindlikkuse, et võimalikult kiiresti ja erinevates olukordades võimalikult kiiresti reageerida ja selleks peab olema ka ressurss. Üks variant on läbi messida, eks ole, et kui sind huvitab näiteks Mehhiko turg, siis sa lähed vastava ala messile, ütleme meie puhul siis ehitusmaterjalide mess, lendad sinna kohale, teed paar päeva tõsist tööd, käid kõik läbi, kaardistad olukorda, selgitad välja, millised ettevõtted võiksid olla huvitavad, millised on tõenäoliselt huvitavad. Sellele järgneb selline külastuste voor ja siis selekteerub välja, et kes on huvitav ühele poolele, kas huvi on mõlemapoolne ja kas sellest koostööst midagi välja tuleb. Minu Ukraina kogemus oli just niimoodi, et ma teadsin, et seal on hull. Et see ärikultuur on nagu teistsugune,
et inimesi ei saa nagu nii palju usaldada. Ma kõike teadsin seda, aga ta ikkagi oli hullem, kui ma arvasin. Et üks kogemus oli just nimelt selline, et ettevõtte juht, kelle ma palkasin, oli, ma ütleksin, suhteliselt tugev müügimees, väga nagu ka ettevõtlik, hästi kommunikeeruv, edasipüüdev, paraku varas. Teine oli ülilojaalne, kristallselt aus, aga mitte piisavalt ettevõtlik. Et ma proovisin nii-öelda kuidagi mõlemaga hakkama saama ja ebaõnnestusin. Et nüüd, kui ma peaksin 3. korda alustama, siis esimene tingimus on, et ma prooviksin leida inimesi, kelles oleks tõendatud need 2 positiivset omadust ja need 2 halba asja oleksid välja jäänud. Ma usun küll. Meil on päris palju selliseid häid omadusi, selliseid põhjamaiseid, võib-olla kaalutlevaid ja mõneti niisugust mõistlikke omadusi. Et tänapäeva startup maailm just eriti USA-s on väga palju ikkagi selline niisugune hurraa, et see on nagu niisugune lahe tegemine ja võib-olla väga palju ei mõelda niisugusi asju läbi, et pigem nagu tehakse sellepärast, et on fun teha ja et võib-olla selles mõttes selline põhjamaine rahulik ja natukene läbimõeldum tegutsemisviis või üldse meie olemus aitab võib-olla asjadel kaasa. Eesti ettevõtja on suhteliselt pragmaatiline ja võtab asju terve talupoja mõistusega ja ei ole rikutud, mida me tänapäeval võib-olla näeme vana Euroopa puhul, et rikutud mingitest vanadest stampidest, hierarhiast, et asju võetakse pragmaatiliselt, otsuseid tehakse kiiresti. Ma arvan, on küll. Iga ettevõte, kes toodab kasumit ja kellel on kliendid ja keda kliendid usaldavad, on konkurentsivõimeline. Nüüd, kui me räägime sellest, et kas me täna suudame suurkorporatsioonidega konkureerida nende liivakastis, siis ma arvan, et me ei suuda. Et niikaua, kui me oleme Eesti ettevõtte, nii kui me muutume globaalseks rahvusvaheliseks ettevõtteks, siis me saame seda teha. Nii kui me oleme Eesti ettevõtte, väike ettevõtte selles mõttes, ehk meil ei ole piisavalt kaasatud kapitali, piisavalt kaasatud partnereid, siis meil lihtsalt ei jagu selleks vahendeid. Ehk me peame tegelikult oma piiridest välja kasvama selleks, et olla konkurentsivõimeline globaalselt ja ma arvan, et suured maailma ettevõtted ongi globaalsed ettevõtted. Ehk rahvuslik ettevõte on tore, kindlasti riigile väga tähtis ja tunnetele väga tähtis, aga ma arvan, et see ei ole eesmärk. No ma ei saa nüüd üldistada, mul puudub statistika, aga me teame edulugusid, väga palju edulugusid, loomulikult. No meil on selles mõttes siin rida näited Eesti ettevõtetes, kes on jõudnud väga kaugele ja on ka ettevõtted, kes ainult ekspordiga tegelevad ja nad on konkurentsivõimelised. Teine asi on see, et alustaval ettevõttel on kindlasti, kui ta tegeleb veel mingi nišiäri, see on väga raske nagu Eestis nii-öelda toime tulla, et ilmselgelt ta peab keskenduma ekspordile. Samas jälle ekspordipartnerite leidmine ei ole mitte sugugi nii-öelda odav lõbu selles mõttes ja võib osutuda väga kulukaks ja seal ei ole ka väga palju seda eksimaad, et strateegia peab ikka väga paigas olema, et kuidas need partnerid otsida. Et samas on olemas Eestis igasuguseid institutsioone, kes nagu seda abi pakuvad, et partneri leidmisel. Meie näiteks, kui proovisime nagu rohkem nagu Euroopa poole vaadata, et me saime küll alguse Austraalias ja seda turgu me tunneme, aga selle turu on meie valdkonna mõistes ka muidugi Aasia väga ära solkinud sõna otseses mõttes, et need hinnad on hästi all, aga Euroopa puhul ICC on nagu üks ettevõte, kelle kaudu saab partnerit otsida, samas me käisime ja kuulasime, mis nende võimalused on, aga me seda võimalust ei kasutanud,
LinkedIn on ikkagi see üks koht, kus ja seda tööd peab hästi palju ise ära tegema. Et ilmselgelt, aga alati on ka võimalus minna riiki koha peale, kuulata seal maad ja võtta seal kohalik esindaja, on ju, selles mõttes, et mitte nagu ei saagi kõike ise ära teha. Ma arvan, et meil on väike nagu alaväärsus, et ma olen küll tajunud seda, et me oleme suhteliselt tegelikult sarnased. Et see muutus on kuskil nagu toimunud, et mingi ajani me olime sarnased nendele ettevõtjatele, kes on Venemaal või ka nagu Lätis, aga minu sisetunne on küll, et me oleme praegu sarnased nendele, kes on seal Soomes ja Rootsis, et võib-olla me isegi ei saagi aru, kui sarnased me oleme. Et nagu oma kogemusest ma ka vaatan, et kui me 90-ndatel alustasime, siis me käisime suu ja silmad lahti, imestasime, kuidas Rootsis tehakse ajalehte, kuidas tehakse sellega nagu äri, siis tänapäeval liigub see informatsioon nagu kahes suunas, et me jätkuvalt käime, võtame sealt üle nagu kogemusi, aga samamoodi käivad nemad siin ja nii nagu nemad olid ja ka on kaasatud mõnedesse meie projektidesse siin, nii olen ka mina kaasatud mõnedesse projektidesse, mitte ainult Lätis ja Ukrainas, vaid ka Soomes, Rootsis, Taanis. Meil on üksikud näited nendest, kes on näiteks IT-maailmas suutnud midagi korda saada. Aga meil on ka üksikud näited sellest, et kuidas mõned kaunid daamid on suutnud modellimaailmas läbi lõi. Aga kui nüüd keskenduks ainult sellele, et kõik tahaks saada modelliks, IT-ärimeheks, ma ei tea, kus valdkonnas me oleme veel maailma absoluutses tipus, mõnede üksikute esindajatega, võib-olla klassikalises muusikas, siis tekib vale tunne selles suhtes, et inimesi on ju palju rohkem. Enamus sinna tippu ei mahu. Et kui Erki Nool või Kristiina Smigun on saanud kaela kuldmedalid olümpiamängudelt, siis enamus ei pääse isegi mängudele. Ja seal ei ole harjutamisest midagi kasu. Et sa võid harjutada küll, sa võid olla tubli, aga jääb selline mulje, et tipp on kitsas. See ei vasta tegelikult üldse tõele. Et tipp on tegelikult väga lame. See tähendab seda, et tipp on midagi sellist. Et üks on küll seal päris tipus, aga iga samm allapoole on neid, kes suudavad seda sama taset saavutada erakordselt palju. Ma arvan, et nagu Eesti tõelised edulood on Skype ja mis Skype'i järgi on juhtunud, eks ole, näiteks Modesat. Peaaegu samasugune Skype'i mudel ja peaaegu võiks öelda, et Modesati poleks olemas, kui poleks olnud Skype'i. Ehk siis Modesati investeering tuli võrdselt arengufondist ja Ambient Sound Investmentsist, mis on Skype'i asutajate poolt loodud investeerimisfirma. Aga idee algselt pärines Valgevene inseneridest, nii et siis Valgevene ja insenerid ja Eesti inseneride inseneri mõte, Eesti riiklik ja riskikapital ja Ameerika ärijuht tegid sellest loost eduloo. Ja samamoodi oli ju Skype, eks ole, Eesti insenerid ja Skandinaavia ärijuhid, mille tõttu esimese ringi investorid said 100-kordse tootluse oma investeeringult ja Eesti majandusse lisandus 1% suurune summa selle aegsest SKP-st, mis suures osas on siia jäänud. Ma arvan, et see on tegelikult Eesti võimalus, et kui meil õnnestub niisuguseid asju korrata, me peame igale poole panema niisuguse toru, mis tõmbab siia neid idufirmasid ja me peame vaatama, kuidas nad ellu jääksid ja muutuksid Eesti ettevõteteks ja kuidas need Eesti ettevõtted siis ühel hetkel saaks maha müüa ja selle tagasi saadud raha uuesti Eesti majandusse sisse tuua uute ettevõtete asutamiseks. Ma arvan, et see on Eesti tõeline võimalus.